kinnitame turvarihmad ja asume lendama. Petrone Printi podcast Reisid ja raamatud. Mina olen Epp Petrone ja minuga on siin lendamas minu Madeira autor Marita Tambelt. Tšau. Tšau. Ja siis minu Brasiilia autor Andre Põlm. Tšau. Kas portugali keeles öeldakse ka niimoodi algusesse või kuidas seal öeldakse teretuseks? Hola äkki või? Hola ja tšau. Hola. Ja siis läks ja natukene niimoodi, aga eesti keeles öeldakse ka vahel niimoodi. Hea rahvusvaheline, kõik saavad aru. Ja ma alustan tegelikult sellest, mis oli meie kirjastuse koosolekul teemaks, teie kaks. Ja miks te üldse olete siin teie kaks peale selle, et teid ühendab see, et teil on ilmunud minu sarjas raamat, mis räägib siis portugalikeelsest riigist. Täiesti juhuslikult tuli välja, et te olete leivad ühte kappi pannud või kuidas selle kohta nüüd siis öelda, et minu Madeira autor ja minu Brasiilia autor on elukaaslased. See oli meie kirjastuse koosolekul täiesti päevauudis. Sellepärast, et see on ikkagi meie väikses mikrouniversumis, mis on peaaegu 200 raamatut. Esmakordne, võiks öelda. No on küll 2 Petrone nimelist. Epp ja Justin, kes on koos raamatuid kirjutanud, aga pärast seda pole sellist asja juhtunud. Ja loomulikult küsisid kõik kohe, et kuidas, millal ja kus nad kokku said. Ja ma siiamaani ei tea. Aga mõtlesin, et kasutan siis võimalust ja küsin, kuidas te saite kokku, sest et sel hetkel, kui toimus minu Madeira, sel hetkel, kui toimus minu Brasiilia, see, mis on kaante vahel, siis te ei olnud veel, siis teil oli nagu paralleelelud. Siis veel ei olnud, just. Aga ma arvan, et neid selliseid seikluslikke hingi nagu leidub maailmas päris palju ja ma arvan, et just see seikluslikkus, mille põhjal need raamatud ka on valminud, ongi see, mis meid kokku tõi. Aga kohtusime me hoopis mitte reisil, vaid tantsupõrandal. Et päris huvitav on tegelikult vaadata, et kui väike maailm on ja kuidas me kohtusime või kui palju selliseid ühiseid justkui siis kokkupuutepunkte meil oli ja tekkis, et üks kindlasti see reisilembus ja siis, et me mõlemad oleme kirjutanud raamatu ja oleme kirjutanud siis sellest välismaal elamisest ja meile mõlemale meeldib tantsimine, et jah, ma ise olen ju tantsukooli omanik ja kas see tantsupõrand oligi siis selles sinu tantsukoolis või kuskil mujal see tantsupõrand, kus te kokku saite? Jaa, oli jaa, et oli... Marita tuli tantsima siis sinna. Marita tuli sinna tantsima, et siis olime tükk aega lihtsalt nagu sõbrad või tegelikult ma isegi küsisin tema käest nõu, et kuidas üldse raamatu kirjutamist alustada, sest ega ma ju varem kirjutanud ei olnud. Just, minul oli see kogemus juba selja taga. Jah, täpselt. Ja teate, mis mina märkasin selline huvitav nüanss, et kui ma hakkasin täna hommikul sirvima neid 2 raamatut, siis ma vaatasin, et minu Madeira lõpeb oktoober 2014, kui sa tuled tagasi Madeiralt ja minu Brasiilia, sinu raamatu esimene peatükk, esimene see nagu sissekanne on täpselt sama aeg, oktoober 2014. Et see nagu on täpselt see paralleelelude teema. Et sellel hetkel sina tulid tagasi Eestisse ja sina just läksid ära Eestist. Läksid sinna Brasiiliasse oma hullu idufirmat tegema. Neid nagu puutepunkte või selliseid nagu huvitavaid kokkusattumisi ongi nii palju, et see on väga põnev kuulata ja seda me ise tegelikult ei olnud isegi märganud, et mis sa praegu välja tõid. Ja kuidas siis see elu edasi läks pärast seda oktoobrit? Minu Madeira, sina olid üks hull rööprähkleja, nagu sa ennast seal kirjeldad, ma tunnen ka ära, võin öelda, et see hakkab ajapikku mööda minema, võib-olla tuleb tagasi, ma ei tea, aga ma tundsin nagu hästi ära selle, keda sa kirjeldad seal Madeira raamatu alguses. Lihtsalt, et see vajadus kogu aeg kusagile minna, et jälle, et kuhu ta nüüd jälle lendas ja niimoodi. Mis tegelikult edasi juhtuma hakkas?
No tegelikult minul ei ole veel see rööprähklemine kuhugi vaibunud. Epiloogis ütlesid, et oled et on selles mõttes just nagu leidnud omamoodi mingi stabiilsuse, aga see seiklus janu on endiselt alles ja mispärast Madeiralt tagasi tulemist oli see, et mul tegelikult, mida ka raamatus ei ole kirjas, võin siis mainida, mul oli tegelikult veel üks tagasimineku pilet olemas, isegi täitsa ostetud ja plaanisin minna kohe pärast aastavahetust tagasi, aga mingi osa minust, kuidagi oli selline sisemine tunne, et ma pean olema paigal, ma pean natukene leidma mingisuguse uue tee, sest et Madeira peatükk sellisena, nagu ta oli, justkui natukene nagu sai läbi. Et mu töö seal sai läbi, mul oli Eestis juba tegelikult teine töö, millega ma paralleelselt seal tegelesin, ehk siis tõlkimise töö. Ja kuidagi oli siuke tunne, et on aeg mingiks uueks peatükiks. On aeg mingiks stabiilsuseks ja selle ma ka Eestist leidsin. Ma hakkasin lisaks siis tõlketööle tegelema ka turundusega ja see avas mulle hästi palju uksi, võimalusi ja tekkis ka selline kirg kirjutamise vastu ja mis on mind ka tänaseni saatnud. Ka see, kuidas see uus epiloog sündis, on just tänu sellele kirjutamiskirjale ju tulnud. Aga see reisimine hakkas välja nägema edaspidi siis niimoodi, et sa läksid, ütleme, 2 kusagile mitte väga pikalt. Jah, just, et kui varasemalt mul oli selline pärast kooli, pärast ülikooli oli selline tunne, et ma pean kindlasti kuskil hästi pikalt ära olema. Ja ega see 2 ei ole ka mitte väga lühidalt muidugi. Ta ei ole muidugi lühikene aeg, aga kadus ära see ekstreemne tunne, et ma pean Eestist kindlasti ära minema, et kuskil mujal on kindlasti parem. Ja see on väga hea. Ma mõtlen seda, et meil on vahel kunagi selle sarjal ette heidetud, et me oleme sellised eestlaste hulgas välismaale kolimist propageerivad ja mul on nii hea meel, kui see tegelikult tuleb välja sõnumina, et kaugel on hea, aga kodus on ikka ka vaadet parim. Ja ma tahaks ka öelda, et minu arust see on see nagu nii palju õpetab rohkem kodumaad armastama ja nagu mingisuguseid toredaid ja ägedaid asju siin nägema, et kui sa igapäevaselt elad ainult ühes riigis ja oled nagu seal sees. Loed seda Brasiilia raamatut, hakkad kohe hindama, tead, kui tore on sõita bussiga Lõuna-Eestist Tallinnasse mõnuga. Ei ole sellist hirmu, et keegi tuleb ja see bussi röövima hakkab, aga võtad näiteks ette raamatu Minu Brasiilia ja jõuab kohe paralleelreaalsus pärale. No, et ma arvan, et see sinu Brasiilia kogemus annab ikkagi väga palju punkte Eestile juurde. On ju? Sest ta nagu ekstreemselt palju kriminaalset on seal ju. No seal juhtub jah tõesti asju, aga samas on see jällegi ka põnev teistpidi, et ongi, et kui sa oled selline nagu seikluslik hing ja otsid seiklusi, et siis jällegi tihtipeale tahaks nagu midagi sellist erinevat ja põnevat. Kas just rööv peab olema, on ju seda võib-olla mitte, aga jah, et sellepärast võib-olla need ka minu sarja autorid ongi nagu tihtipeale kuskilt mujalt seda põnevust otsima läinud, et siis lõpuks nagu avastada oma juured ja tegelikult päris paljud nendest on ju tagasi Eestisse kolinud ja kaasa arvatud ka meie, et tegelikult õpid kodumaad hindama välismaal. Ja, mulle meeldib nende erinevate raamatute puhul see, mis hästi paljud ka minu sarja kirjanikud on kirjutanud, et Eesti on selline hea kodubaas ja ma arvan, et meil on samamoodi see siukseks mõnusaks kodubaasiks muutunud, kuhu alati saab maanduda, kuhu pärast pikka reisi tulla oma koju puhkama, mingisuguseid reisimuljeid koguma, et siis jälle kuskile seiklema minna, et see vaheldus on just see, mis rikastab seda. Kuhu te plaanite siis järgmiseks minna, seda tahaks kaasa mõttes mängida, et on teil palju plaane avatud või on teil mingisugused konkreetsed ideed? Üks väga konkreetne idee on nüüd kohe-kohe ka tulemas. Novembris me lähme Kuubale. Aha, jah. Eks ta tundub üsna loogiline. Tundub hea loogiline. Kui salsat tantsida, et siis... Jah, et kuhu siis veel, kui mitte Kuubale. Väga tore, jah. Ja kas teil on siis niimoodi, et 2 nädal, 2, kauaks te lähete? Seal me oleme nüüd konkreetselt
3 nädalat, et niuke nagu 3-nädalane puhkus, jah. Marita ei ole Kuubal varem käinud, ma ei tea, mis me vaatasime, mis aasta see oli, 2006 vist jah, olen mina Kuubal käinud. Seal küll elu ei muutu nii kiiresti kui mujal maailmas, aga siiski päris palju on sellega muutunud, et ma väga ootan, et näha, mis. Kusjuures, kui sa 2006 käisid, kas sa siis olid ka juba salsa hull või sa sealt saidki mingi pisiku? Siis ma olin juba ja tantsisin ja siis tegelikult 2006 ma lõin ka oma tantsukooli Kassade Paile ja siis sealt nii-öelda sõprade grupi võtsime kokku, kes ka kõik tantsisid ja läksime, tegime siis Kuubale ringi peale. Nii et te olete selle elustiili esindajad, et talvel on võimalik võtta Eestis nii-öelda teeb seal välja. Teil ei ole, ma arvan, koera, kassi, amstrit ja seda võimalik, et keegi maksab küttearved saavad ikka makstud, on ju, ja lihtsalt lähete Eestist ära. Ja. Et tagasi tulete ja haigeks ka või? Kusjuures ei ole jäänud niimoodi. Sest et ükskord arutasime seda seltskonnaga, et mis on sellise elustiili plussid ja miinused, nagu päris paljud tõid seda välja, et tegelikult sa pärast maksad lõivu, kui sa tuled tagasi ja sul on näiteks lennukist kaasa võetud mingisugused haiguspoisid ja siis on nagu nii ilm on halb ja siis see kohanemine. No võib-olla sul ei ole seda probleemi, siis lähed tantsid natukene ja võtad Maritaga kaasa ja tantsid. Aga saad aru, mida ma mõtlen? Et see ei ole lihtsalt nii, et sa vahetad ühe reaalsuse teise vastu, vaid et kipub mingi hind ka sellel olema peale selle, et tal nagunii hind on. Ja, et tegelikult ongi päris huvitav, et välismaal elamise puhul ka ju alati räägitakse kultuurishokist, eks, et sa lähed välismaale, siis sul on kultuurishokk, sest kõik on nii teistmoodi ja see võrdlusmoment nagu paneb sind mingeid asju. No reaalselt on. Nagu tegelikult terve minu sari enam-vähem ongi kultuurishokki peale ehitatud. Ongi, aga tegelikult mis nagu jäetakse tihtipeale rääkimata on see, et tagasi tulles tabab sind samasugune kultuurishokk, sest sa oled ise, inimesed on nii palju muutunud, et sa tuled tagasi ja sa hakkad nii-öelda võrdlema kõike justkui siis selle teise riigiga, et on häid asju, on halbu asju, aga nii-öelda ikkagi tükike südamest jääb ju igasse riiki, on, et kus käinud oled. Et siis jah, see vastupidine kultuurishokk, kus sa ma tean, see on päris kurb. Oled on ju erinev. Ja sa mõtled, kus sul üldse kodus on, et kui sa oma kodus tunned ennast kuidagi tühjalt, et kuhu sa siis üldse kuulud. Ja ma mõtlen, ma olen seda minu Brasiiliat ju värskelt lugenud ja see, kuidas moodi selles raamatus hakkab vaikselt pärale jõudma, et sul saab Brasiilia aeg läbi. Et see idufirma ei hakka nii hästi tööle, nagu olid lootused, et sa hakkad tagasi tulema. Aga tegelikult seal ei olnud välja toodud minu arust seda, et kas sa olid Eestis jätnud sillad põletamata, oli sul üleüldse mingi reaalne kodu, kuhu tagasi tulla või sa olid ikkagi arvestanud, et sa kolidki Brasiiliasse päriselt? Ei, tegelikult mitte, sest minu esmane eesmärk tegelikult oli Brasiilias olla üldse pool aastat. Et sa panedki käima lihtsalt ja siis tulla Eestisse ja siis nii-öelda talvitumas käia Brasiilias ja nii-öelda vahetevahel lihtsalt seal nagu asju ajamas, aga elu lõid teised plaanid. Tegelikult olid umbes 3 aastat. Just, et 3 aastat ja nii-öelda see ja tegelikult nagu mul ju samal ajal olid ka mitu ettevõtet, mis olid siin Eestis, millega ma pidin nagu siis tegelema. Ehk et ma pidin töötama ka justkui siis 2 ajavööndis natukene, et jah. Nii et see ei tulnud tegelikult ootamatult, et see on nüüd tagasi Eestisse minek, aga tuli sul kultuurishokk sealt bussiröövide ja tulistamiste ja sambatantsu ja selle maa pealt tagasi Eestisse. Mis aasta ajal see oli, kui sa tagasi kolisid? Tagasi kolisin Eesti suvesse, et selles mõttes ei olnud nii hullu. Vähe lihtsam väikesesse. Vähemalt jah, ei olnud -20 pluss 30. Aga jah, eks nagu selline veits nagu kultuurishokk ikka või esimene nagu asi, mida ma mäletan, mis oli nagu väga teistmoodi, et pikka aega Brasiilias olnud ja seal kõik inimesed on väga sellised avatud ja räägivad hästi kõva häälega ja hästi palju ja kui on mingisugused
nagu üritused või peod, et noh, siis kõik nagu omavahel suhtlevad ja siis nagu tulin nagu Eestisse tagasi ja siis sattusin mingisugusele sellisele Eesti üritusele või peole, kus olid ka inimesed, kes omavahel võib-olla nii hästi ei tundnud ja siis milline vaikus. Igaüks oma nurgas. Keegi nagu ei rääkinud ja igaüks oma nurgas ja siis keegi vahepeal natuke midagi ütleb ja see oli nagu nii suur kontrast, et see oli esimene kultuurishokk võib-olla, mis tekkis. Aga siis, kui sa läksid Brasiiliasse, kas sa olid tavaline eestlane või sa olid juba selline verbaalsem ja kehakeel rohkem või ma praegu vaatan sind küll, et ega sa päris keskmine eestlane ei ole. Ja seda küll, et ma ikkagi olen ka niuke nagu keskmisest eestlasest võib-olla uudishimulikum, sõbralikum, avatum, aga samas, aga teistpidi ma olen ka jällegi niuke nagu hästi endasse hoidev või nagu ka tagasihoidlik, et oleneb nagu olukorrast. Ma mäletan, raamatus oli küll sellest niimoodi ka juttu, et sa läksid kas mingisugused tööjõumessid või mingisugused need kohad, kus on niimoodi, et tuleb hästi aktiivselt suhelda ja siis avastasid selle võib-olla selle tavalise eestlase enda seest, et sa ei oska olla nii avatud. Jah, et võõraste inimestega nagu kohe hüpata mingisugusesse nagu sügavatesse teemadesse või ka nagu pealiskaudsetesse teemadesse. Brasiillastel see tuleb lihtsalt nii loomulikult. Ja tegelikult keelemurre ka on ju, et ei olegi nii palju seda keelt, aga kui räägime keelest, kummal teil siis parem see portugali keel on, et sina oled nagu filoloogi taustaga, küll mitte, Portugalis sinna Madeirasse sa läksid ikkagi suhteliselt pisikese keelega. Suht sellise käepärase keeleoskusega. Mis su see põhieriala, kui sa rääkisid, et ülikoolis õppisid filoloogiat? Jah, ma oma bakalaureuse tegin küll inglise keeles. Ja oma magistri tegin Tartus ja õppisin hoopis suulist tõlget. Nii et keelte valdkonnas nagu väga palju toimetanud, aga portugali keel oli küll selline, kui ma Madeirale kolisin, siis ega ma seda väga ei osanud. Ma sain tast aru, aga et ennast selgeks teha või suhelda vabalt, see oli ikka esialgu päris jõhker, sest ega ka kohalikud ei viitsinud minuga kohe niimoodi vabalt inglise keeles rääkida, vaid nemad elasid oma elu. Tegelikult tänu sellele õpibki. Aga kas Madeira üldse kohalikud oskasid inglise keeles rääkida? Ja selles mõttes ikka oskavad küll. Madeira on väga-väga pühendunud turismile. Seal on väga-väga kaua olnud turismi, ka need samad levadad, millest ma räägin raamatus, need matkarajad, need on kõik tegelikult ju loodud selleks, et seal matkata, et turistid saaksid oma aega veeta ja tänu sellele nad ikka oskavad päris hästi ja neil õpetatakse seda ka koolis. Küll aga nad ei ole väga altid seda rääkima, kui neil on võimalus rääkida oma keeles. Kas portugali keel tundub lihtne keel, kui nii otse küsida? Mina olen õppinud hispaania keelt. Olen vahel mõelnud küll, et äkki õpiks portugali peale, aga... Ma arvan, et ta on sama lihtne või sama keeruline ära õppida, kui on hispaania keel. Et kui nad on suhteliselt sarnase grammatikaga ja lihtsalt veidi teistmoodi hääldused ja kui me räägime nüüd portugali keelest Portugalis, siis on ühtemoodi. Portugali keel Brasiilias on hoopis teine tera. Aga Madeira oma on ikkagi nagu see portugali keel või on neil ka oma sõnavara ja oma portugali keel, Madeiral on portugali keel, nagu see maismaa portugali keel. Ta on veidi erinev maismaa omast, aga mitte nii erinev, et teineteist ei mõistaks. Et seal on mõned sõnad, mis on veidi teistmoodi, mis on siuke släng saarele omane, nii nagu kõikidel saartel tegelikult, et ta on lihtsalt natukene teistmoodi oma ette arenenud seal, aga nad saavad teineteisest täitsa hästi aru. Võib-olla, mis on erinev, on see, et kui siuksed külaelanikud vahel annavad intervjuud siis maismaa televisioonile, siis pannakse subtiitrid alla, sest et mitte kõik ei pruugi aru saada sellest väga tihkest aktsendist, aga tegelikult ei ole see nii keeruline midagi. Ja tegelikult ju Brasiilia on ka nii suur riik, et seal erinevates osariikides on väga erinevad dialektid ja tihtipeale isegi inimestel Riost
on nagu mõndades osades nagu Sao Paulo inimestest raske aru saada ja rääkimata siis veel kuskile kaugemale sisemaale. Aga kas sa jõudsid sellisele tasemele, et sa suudad teadlikult vahetada lainepikkust, et kui sa räägid Rio de Janeiro inimesega või kui sa räägid Sao Paulo inimesega, siis kasutad natuke erinevaid sõnu? Seda võib-olla liiga palju paluda. Et hea, kui ma nagu natuke ei lase ennast ära müüa. Põhiasjad, aga ütleme, näiteks mul see keele õppimine tuli kuidagi hästi automaatselt või igapäevaelu kõrvalt, et nii kui ma sinna läksin, siis ma hakkasin kohe taksojuhtidega ja igal pool kohvikutes ja üritama nagu portugali keeles rääkida, isegi kui ma oskasin ainult mingit paari sõna. Ja siis käisin kogu aeg omal seal müügiinimestega kliendi kohtumistel kaasas, siis nemad tõlkisid mulle kogu aeg ja siis ühel kliendi kohtumisel ma järsku endale üllatuslikult ka avastasin, et aga ma sain siin kohtumisel nagu enamustest asjadest aru ja oskasin isegi kuskil õiges kohas vahele rääkida. Keeleõpe ongi hüpetega. No, seda on uuringud näidanud, et sul järelikult käis üks hüpe. Just, käis see hüppe ära ja siis muutus elu lihtsamaks. Ja mulle meeldib Marita raamatus see, kuidas ta selle usina kolleegi tahtis väga vene keelt õppida. Maritas kui vene keelt, siis pidid hakkama talle seda vene keelt õpetama ja et see, mis ta saanud on, sa tead? Sai ta lõpuks selle vene keele selgeks? Ta sai üsna hästi selle selgeks niimoodi, et ta suutis ikkagi turistidele mingeid asju selgitada juba niimoodi. Ta juhib mikrobussi ja siis räägib samal ajal siis mikrofoni, et siinpool näete seda ja seda, et ta suutis ikkagi numbrid ja mingid teatud sõnad ja tere ja head aega ära õppida. See stseen, kuidas oli, et te leidsite sealt peohullud venelased, kellega te koos siis läksite pidutsema ja siis nemad viitsisid kogu aeg sõnu õpetada ja näidata, et see on parim tegelikult, mis saab juhtuda keeleõppes, et sul on keegi kohalik, kes viitsib sulle natukene reaalselt seda nagu praktilist keelt õpetada. Just ja tegelikult läbi sellega sind tuua sellele riigile ja sellele kultuurile ja sellele inimestele lähemale, sellepärast et olla uues riigis ilma keelt oskamata on ikka päris üksik tunne, et kui sa nagunii ei kuulu sinna kultuuri ja sa ei saa veel sellest aru ka, põhiline, millest mina nagu puudust tundsin, kui ma veel päris hästi portugali keelt ei osanud, on see, et aru saada nendest naljadest. Ja nali ongi kõige keerulisem asi. Just, ja portugaalastele, üleüldiselt madeiralastele ka meeldib väga palju nalja teha ja sinu kulul. Ja kui sa siis päris täpselt nendest nüanssidest aru ei saa, siis sulle tundub, et kõik lihtsalt ilguvad su kallal, aga tegelikult nad nögivad ja niimoodi tögavad sõbralikult ja siis, kui sa sellest päris täpselt aru ei saa, siis võib korra nagu pahaseks saada. Ja see oli see minu murdepunkt, kui ma sain aru, et see nali käis nüüd minu kohta, aga see oli tore nali ja kõik naerame koos, mitte et naerdakse minu üle. Mul tuli praegu mõte, te võiks korraldada keeleõppereise, kui aega üle jääb. Sõbrad kaasa võtta ja tantsu muidugi võib ka juurde õpetada. Aga kusjuures päris huvitav ongi, et nagu sellistes suurte keeltega riikides on ju, et seal on inimeste jaoks nii suur asi, kui sa oskad 2 keelt rääkida on ju, aga samas keskmine eestlane räägib seal vist äkki mingi 2,6 keelt on ju. Ja siis ka, et ma räägin 6 keelt ja siis kui ma seda nagu seal brasiillastele nagu ütlesin, siis kõik olid lihtsalt peaaegu istuli kukkumas, et mis mõttes, kuidas nii palju üldse võimalik on. Eestlaste puhul see on nagu tavaline. Jah, kui sa võtaks 2 näpud ja loeks ette. Eesti, Vene, Soome, Inglise, Taani, nüüd siis ka Portugali ja veits Hispaania saan aru, et vaikselt koguneb. Kui juba mingit keelt oskad, siis teised keelerühma keeled seal ümber ka. Ja see Taani on muidugi täiesti oma, et ärme hakkas. No see on keeruline keel. Kuum kartulsuhu ja ookse äälikud üles leida. Aga tulen tagasi selle juurde. Mis mul tuli see mõte, et võiks mingit reise korraldada. Vähemasti võime seda korraldada siin nagu korraks mängult. Kes teab, võib-olla teil on ettevõtlikkust, et tahate tõesti kunagi midagi korraldada. Aga kui sa peaksid päriselt nüüd kellelegi soovitama Brasiiliasse minna ja ütleme, kui ta näiteks ei taha bussiröövi, ekstreemturismi aga ta tegelikult tahaks Brasiiliat, mis
kuus, mis aasta ajal ja kuhu sa soovitaksid minna? Brasiilia on tõeliselt suur on ju ja tegelikult ka kuna minu kontor asus esialgu Rios, hiljem Sao Paulos ja ma pidingi ikka valdavalt hästi palju tööd tegema, et siis minu kogemus ka nende piirkondadega nii-öelda rohkem piirdub. Ma ise kindlasti tahaksin minna Amazonase piirkonda, see mind on alati kõnetanud ja muidugi Bahia on nagu kultuurilooliselt nagu see koht, kuhu minna, kus tasub käia, kus on hästi palju siis seda Aafrika kultuuri ja hästi palju Aafrika orja toodi sinna kunagi, aga nii-öelda minu põhisoovitus kindlasti oleks ära käia Rio de Janeiros. Et kui on valida, et sa näed pileteid mõlemasse suurlinna, siis kindlalt Rio on mõttekam. Ja kui sa tahad äri ajada, siis Sao Paulo, et seal ei ole küsimustki, kui sa siiski tahad nii-öelda puhkusreisile minna, et siis Rio või siis need muud kandid. Aga siis nüüd see, et millal, sest sellega on ju selge see, et kõik me oskame reageerida, et on karneval, et see on see, mis ta on siis paastuaja algus või paastuaja lõpp, ikka paastuaja algus, siis kui just ei ole veel alanud paast. Et see on nagu natukene jookseb, aga nii enam-vähem on see teada sellisel vara kevadel, hilistalvel aga siis on kõige kallim, eks ole. Et kuidas sa ütleks kõrvalt, et kas see on siis mõttekas sinna minna sellel ajal? No kui sa tahad karnevali kogeda ja teha seda nagu veidikene mõistlikuma raha eest, et siis kuna see karnevali periood ja see ettevalmistusperiood kipub neil seal mingisuguseks selliseks kuuajaliseks peoks ikkagi kujunema, et siis pigem tasub minna kas ettevalmistusperioodi algusel, et kuna see on ju ujuv aeg, et siis vaadatagi seal kuskil veebruari, märtsi, jaanuari nagu sinna aega ja minna siis karnevali ettevalmistusperioodi alguses või siis vahetult nagu selle karnevali nagu põhiürituse lõppu, et jah, siis kas siis nagu on see ettevalmistamise nagu aja algus, et siis need töömajad veel nii kallid ei ole kui päris selle? Siis nad on jah veits nagu soodsamad, et ütleme seal mingi karnevali põhiaja mingi sellise 2 nädala jooksul, 3 nädala jooksul on nad nagu kõige kallimad. Ja siis tõesti võivad need hinnad olla isegi mingi 8-kordsed võrreldes tavapärasega. Samas see karneval kõlab natukene nagu ka peavalu, kus on nii palju, nii intensiivne, äkki on seda lihtsalt ka liiga palju? No seda küll ja, et eks sinna tuleb ju väga palju turiste selleks ajaks kokku ja kohalikud inimesed kõik tänavatel, et see ongi üks suur pidu ja see palju seal on seda inimeste energiat ja kisa ja kära, et see on ikkagi võimas ja kui sa tahad pigem nagu sellist rahulikumat või tahaks, ma kujutan ette, et mõni ütleb, et ma tahaks Brasiiliasse Brasiilia algajatele, aga see, et sa satud sellesse karnevali melusse võib natuke hirmutav ka olla või mis sa arvad? Ütle, ma ei ole käinud karnevali. Võib küll, ma ise nagu pigem eelistaksin mitte karnevali ajal, kuna see on natuke liiga palju, et me ka, et alati kui me reisime, et siis me üritame reisida pigem nagu sellistesse vähem turistlikesse kohtadesse, kus ei ole nagu korraga nii palju või siis hooaja väliselt. Ja mul on sama, et mulle meeldib pigem sedasi vaadata. Aga nende turismile suunatud kohtadele või ka näiteks ka karnevaliga on ju nagu Jaapan ja kirsiõite õitsemise aeg või on Machu Picchu või on mingid muud maailma imed. Et need, kes tahavad sinna minna, need ikka lähevad ka. Hoolimata sellest, kas seal on väga palju kisa-kära, kas seal on bussiröövid, kas seal on meeletult palju inimesi ja võib-olla sa ei saagi piletit endale sinna kuskile tippu. Et need, kes tahavad, need ikka leiavad selle hetke ja kes on natukene võib-olla siuksed 2 vahel, et siis võib-olla minna niimoodi kas hooaja väliselt või siis minna niimoodi karnevali lõpus. Et suurüritustel on tihtipeale see, et see kohalik kultuur kaob nagu turistide sisse ära, et siis sa ei saagi nagu väga seda kohalikku pilti ja näha, kuidas kohalikud inimesed nagu igapäevaselt elavad.
ma alati pigem eelistan seda vaadata. Aga mis siis võiks olla hea aeg Brasiiliasse, kui nüüd on see, et plaan B, et just nimelt mitte minna karnevali ajaks? No näiteks mingi oktoober-november, mis on ka nii-öelda siis enne uusaastapidutusi, mis tavaliselt eelnevad karnevalile on ka hulluma ja nagu ka muidugi väga ägedad ja suured, aga on ka hästi palju inimesi ja siis lähevad sujuvalt üle nagu karnevaliks, et võib-olla see enne nagu uut aastat ära käia on selline mõnus aeg. Ja nüüd läheks selle sama mõttega Madeira kanti, et kas seal oskaksid soovitada, no saar on väike, mingi Hiiumaa laadne, eks ole? Hiiumaa laadne, jah. Ja, et ma ei peaks vist küsima kuhu, vaid pigem millal. No see sõltub ka täiesti sellest reisi eesmärgist ja reisi ja tüübist. Eestlane tahab päikest. Just, et Madeiral on sellised 3 hiilgeaega või sellist. On jõulud ja aastavahetus. Madeira aastavahetus on väga-väga kuulus selle poolest, et seal lastakse hästi palju ilutulestikku mere kohal ja üldse kõik need pidustused seal on väga rahvarohked, väga ägedad, väga ilusad. Teine aeg, mis on väga populaarne turistide hulgas, on siis lillefestivali aegu, mis on kevadel. Siuke maikuus, kus on tegelikult ka juba päris soe, eestlase jaoks päris mõnus kliima, kes külma Atlandi vette ei karda, saab ka juba ujuma minna, kuigi kohalikud veel siis ujumas ei käi. Ja siis on suvi, mis on tegelikult kõige turistide rohkem üldse, kuna siis on just kõik kruiisilaevad sinna toodud. Hispaanlased ise tegelikult käivad ka Portugalis puhkamas, tahtes mingit ja portugalased ise käivad ka Madeiral, ka nende jaoks on see selline puhkusesaar. Nüüd, kui sellised asjad huvitavad, siis need ongi need 3 põhiaega. Eestlase jaoks võib-olla kõige magusam ongi see kõige kuumem aeg suvel, selline juuli-august. Tegelikult seal ei ole väga palav. Seal ei ole väga palav, aga seal just saab selle kõige magusama aja just siis kätte, kuna ta on tegelikult päris mitme mikrokliimaga saar. Seal võib suvel saada ühel pool mäge täiesti mingit vihma ja teisel pool paistab päike, nii et saab absoluutselt kõike. Mina ise soovitaks minna niimoodi vahetult enne suve. Kevade lõpus, suve alguses, kui veel liiga palju turiste ei ole. Ja see lillefestival on pluss ja miinus korraga, ma arvan, et kui ma olen kuulnud, ma tean oma tutvusringkonnas neid aiandusulle, kes tahavadki minna just sellele lillereisile. Just. Aga puhas loogika ütleb, et sellel ajal on majutused täis ja et kui sa ei ole lillehuviline, siis pigem vist ei tasuks sellel ajal minna. Kui väga ei ole, ta on pidustusena ka lihtsalt väga tore, et see ei pea olema konkreetselt lillehuviline, kes sinna läheb, ta on omamoodi nagu karneval tegelikult. Samamoodi terved tänavad ehitakse lilledega ära, inimesed valmistavad oma esinemisi ette terve aasta. Kõikidel koolidel on oma mingi väikene tantsutrupp, kes esinevad seal oma mingite imeliste lillekleitide ja asjadega. Et selleks ei pea täitsa nagu lillehuviline olema, küll aga jah, majutuskohad on palju kallimad, hotellid on kallimad, Airbnb-d lähevad paksud täis täpselt sellel ajal. Ma olen ise sellel ajal seal ka käinud ja ju ka olnud, et terve linn on paksud rahvast täis ja mitte ainult linn, terve saar tegelikult, sest kui pealinnas Funchalis on majutuskohad juba liiga kallid, siis hakatakse minema kõrvale. Ja siis ka need kohad tegelikult kannatavad selles mõttes ikkagi nagu ülerahvastatuse käes. Kas Madeira lihavõtte nagu see tavaline festival, karneval ka? Nii ja naada nagu pigem on seal sellised kiriku külapeod nagu arrajaalid, mida siis korraldatakse, kus iga küla või igasuguse asutuse kiriku juures siis tehakse selliseid pidustusi, et nagu sellist kui nagu karnevali välja arvatud siis see lillefestival seal otseselt nagu ei tehta. See on rohkem pidutsetakse seda näiteks maismaal Portugalis, ma tean, tehakse sellist nii-öelda ebaametlikku. Ja Kanaari saartel. Just. Muide, mul tuli meelde, et minu Kanaarid raamatus kohe päris alguses on ka seesama Madeira lennujaam, kus nad on ju üle planeedi kurikuulus selle poolest, et seal on tuuled ja ilmastikuolud nii kehvad, et seal ei pruugi üldse alati pihta saada lennukiga.
et see tuli ka sinu raamatusse sisse, aga ma ei ole ikkagi aru saanud, kui sage probleem see on ja kas see on ka seotud nende erinevate aastaaegadega, et mingisugusel ajal juhtub seda rohkem, tahad minna Madeirale, ei saagi. Lihtsalt lennuk ei maandu ära ja läheb kuskile mujale. No ütleme niimoodi, et ta on kurikuulus põhjusega, sest et sealt on ka mitmed lennukid ju lennanud tagasi, kas maismaale või siis kõrvalsaarele Porto Santole. Üldiselt on see rohkem siuke talvine probleem, kus on rohkem tuult ja tegelikult seda ei peaks kartma, et kui me räägime siin mingitest ekstreemsetest asjadest, siis Brasiilia tundub selle kõrval ikka väga ekstreemne, et Madeira lennujaam sinna maanduvad lennukid ja piloodid, kes oskavad seda teha. Et tegelikult, kui sinna minna, siis seda ei pea kartma. Ja. Väga harva juhtub seda. Siis oli ka see turbulents väga hästi kirja pandud. Just, turbulents ja vahel harva juhtub seda, et ilma tõttu lennuk ei maandu. Nad saavad 1 korra või 2 korda proovida maandumist, kui tule välja, siis nad ei hakka nagu ma lihtsalt niimoodi praktilise inimesena küsin, et aga kes vastutab, kes maksab? Näiteks turist on kõik välja plaaninud on ja siis ta viiakse hoopiski maismaale. Ja siis mingi kindlustus tuleb selle puhul eraldi võtta või? Kindlustus aitab sellega küll, aga varasemalt, ma nüüd praegu seda olukorda ei tea, varasemalt oli see ikkagi niiviisi, et lennufirma ise korraldas selle laeva reisi, siis Porto Santo ja Madeira vahel käib siis laev ja sealt saabki rohkem kohti. Näebki rohkem kohti jah, ja et selles mõttes, et see lennufirma ise tavaliselt korda seda, ma praegu ei oska nagu öelda täpselt, kuidas nad seda teevad. No arvatavasti ikka on loogiline. Aga ei ole üldse nii dramaatiline, et meil siin Euroopaski ju lende jäetakse ära, lennukid lendavad kuhugi tagasi halva ilma tõttu, et siin eriti Põhja-Euroopas me oleme harjunud sellega, et on lumetorm ja jääb ära ja kõik, et ta ei ole midagi nii hullu. Ma vaatasin, et nüüd on tulemas Eestis need sügisreisid, hilissügisreisid. Mis aasta aeg siis seal Madeiral sellel ajal on? Et sa ei maininud, et sellel ajal ka võiks minna? Ei, sellel ajal võiks kindlasti minna, sest siis on seal palju vähem turiste. Just enne seda jõulutralli ja pärast seda suvist aega. Seal on väga mõnus süke keskmine kliima, süke Eesti suvi, tegelikult isegi veits soojem. Ja ta on selle võrra ka nagu toredam, et kui Eestis on juba ikkagi väga-väga külm, siis see on see koht, kus saab korraks ikkagi nagu sooja sinna naha alla ja olla nagu mõnusalt ja saab ka tegelikult ujumas käia, kes ei karda seda natuke külmemat Atlandi ookeani vett, et see on täiesti see tore aeg. Ja selles mõttes sügis Madeiral ei ole päris nagu see, mis me kujutame ette, et võiks olla kuskil Euroopa sügiselt, et lehed küll lähevad natuke kollasemaks ja kõik lilled ei õitse nii ilusasti, kui nad seda teevad kevadel või suvel. Aga matkamiseks on see näiteks ideaalne aeg, sellepärast et vihma ei ole veel nii palju, kui näiteks on talvel. Talvel võib juhtuda, et on udu ja vihma ja samas päike ka ei kõrveta lagiva. Ega sinu raamatul on seda ka nagu naljaga pooleks ette heidetud, et sa tegid Madeirale sellise reality checki, et inimesed muidu mõtlesid, et Madeira on nagu Gran Canaria, et lähed ja seal on kogu aeg rannailm ja siis seal hakkavad sinu raamatus nagu üsnagi kiiresti selguma tõsiasjad, et vihma keeb ja siis mis seal oli, kukkusid jääkülma vette kusagil koobastes ja kõik need hoopis teist tüüpi inimesi kõnetavad lood. Et see ei tulnud sealt välja nagu rannapuhkus, see tuli tegelikult välja nagu seikluspuhkus, mida sa sealt pigem saad. Just. Madeiraga on nüüd võrreldes siis Kanaaridega, võrreldes mingite muude sihtkohtadega on just see, et Madeiral on väga vähe sellist klassikalist rannapuhkust. Seal on musta liivaga rannad, vulkaanilised rannad ja ta on küll selline pehme liiv, aga ikkagi harjumatu keskmisele eestlasele, kes tahab ikkagi seda kuldset rannaliiva, siis seal on mõned siuksed ilusa kuldse liivaga rannad ka, mis on tehisrannad. See liiv on sinna toodud, see ei ole sealt pärit ja seal saab seda rannapuhkust teha, aga üldiselt Madeirale ikkagi minnakse seda lillenäitust vaatama, seiklusi kogema, matkama ja lihtsalt seda nagu ilu nautima, et rannapuhkus ta küll
sinna saab küll minna rannapuhkusele, aga ta ei ole päris selleks loodud. Ja ma sellega raamatus meelega välja tõin, sest kui ma oleksin kirjutanud, et kõik on alati imeilus, päike paistab 365 päeva aastas. Ei, absoluutselt. See oleksin saanud hoopis teise etteheite. Ausus eelkõige. Jah, et täiesti normaalne on sinna võtta kaasa bikiinid, plätud, rannarätik ja vihmakeep ka. Just. Kas sina oled käinud, Andre, Madeiral? Ei ole, kuigi Marita kogu aeg keelitab, et peaks... Aga hakkab juba looma, eks ju, seal saab külmab ette kukkuda koopas. Kusjuures mulle väga meeldib, et Madeira tundub niuke äge, kus saab teha just nagu sellist looduspuhkust ja põnevad matkarajad ja asjad ja mulle väga meeldiks. Mul lihtsalt seni on olnud nagu see üks probleem ees, et kuna ma reisin hästi palju ja kogun nagu erinevaid riike, et siis Portugal on sul juba tehtud. Tead, ma mäletan seda, mul tuli praegu meelde, et ma kunagi olin Ameerikas ühes seltskonnas, tutvustati ühele mehele. Ja nii kui ta kuulis, et ma olen Eesti, ta tuli niimoodi peale nagu tornaado ja hakkas mult kõik asju küsima ja ütles, et ja, ma kogun riike, mul on 100 täis. No võt, sa täpselt seesama. Ja te olete väga hea. Ühe reisiga saab 3 riiki, Eesti, Läti, Leedu. Ma tahtsin küsida, kas te kuskilt sealt saab nagu Valgevenesse ka sealt Leedust või? Et nagu hakkas kohe täpselt nii küsimast, et tal sellest 3 ei piisanud, ta ahnitses nagu, tahtis veel rohkem saada. Mul on ka veidik ja see riikide ahnus. Palju sul siis on praegu neid? Mul on vist praegu on 71 või? Mina küll ei tea, palju mul on. Aga samas ma ikkagi käisime Itaalias ma olen käinud kordi. Brasiilias käisid päris mitu korda. Et eks ma käin nendes riikides ikkagi ka, kus ma olen varem käinud ja tegelikult ju iga riik ju sa saad iga kord, kui sa lähed, saad erineva kogemuse. Kas sa oled ka mingis klubis? Sest et see mees tookord rääkis küll, et on üks klubi ka, kuhu ta kuulub. Ma vist mingis klubis nagu otseselt ei ole. Aga lihtsalt... vaimses mõttes oled ja ma arvan, et minu Malaisia autor Kristo kuulub ka vaimses mõttes sellesse klubis, sest mulle nagu meedetan ka kõrvallauses kusagil maininud. Muidugi mul läks meelest ära, vabandage väga, Kristo, kui seda kuuled, mul läks meelest ära, mitu maad sul oli õlma all. Aga Marita, sul on ka see nakkus küljes, et loed maasid nüüd või? Ma otseselt neid ei loe, ma loen neid kogemusi. Aga mitu on? Kas sa tead? Aga praegu ma arvan, et on 36 riiki. Siis ikka loed. Andrega hakkas lugemine peale, aga ma tegelikult varem väga sellele sest nüüd te peate niimoodi, kui tahate kusagile reisima hakata, siis te peate vaatama, kus on selline maa, kus te kumbki käinud ei ole. Aga ilma naljata nii ongi. Teete päriselt? Andre pärast ilma naljata nii ongi, et kui ma ütlen, et Excel-fail või vaatate Gloobust või kus te nagu siis ikkagi selle... Kui tuleb mingi hea pakkumine, aga riigis oleme juba käinud, siis enam ei saa minna, kui teised ei ole käidud. Ja ongi, et tihtipeale inimesed arvavad, et reisimine on jube kallis lõbu, aga tegelikult ei ole, et meil ka alati reis ei hakka mitte sihtkohast, vaid reis hakkab heast pakkumisest. Odavast pakkumisest. Error fare. Just nägime, oli sinna Lõuna-Koreas. Aga kus te vaatate mingi 400 midagi eurot ja siis mõtlesime, et käinud ei ole, okei, võiks mõelda. Esimene šekk tehtud. Nüüd täitsa mõtleme. Esimene sammast, aga kus te vaatate neid hindu? Et kas teil tulevad teavitused kusagilt nendest, sest need on ka mingisugused tasulised kohad olemas. Kas või tegelikult kõige lihtsam esimene samm trip.ee ja sinna tulevad ka. Ja sinna tuleb hästi palju, neid jõuab kohale ja tegelikult neid häid lennupakkumisi on konstantselt kogu aeg igale poole üle maailma, et isegi väga palju ei pea jälgima, et need tuleksid sulle kuidagi kätte. Ja nende puhul lihtsalt peabki olema avatud sellele, et see ei pruugi olla tipphooaeg, see võib olla madalhooaeg, võib-olla mõnes Lähis-Ida riigis on Ramadani aeg. Kogemata sattusime. Aga ega Ramadan ei ole halb aeg ju, sest et siis ööpeod toimuvad ju tegelikult. Hoopis teistmoodi. Elu käib öös, väga huvitav. Ja võib-olla täiesti selline aeg, kus midagi ei õitsigi näiteks Jaapanisse minna või on külmem või on teistmoodi, aga sa saad ikkagi selle hoopis teistmoodi kogemuse kätte. Kuveiti me sattusime Ramadani ajal ja see oli selle poolest huvitav, et seal päeval tänaval ei tohtinud ei süüa ega juua
pudelitki kätte võtta ja kõik restoranid olid kinni. Nii et aga turist ka ei tohtinud, et turist ka ei tohtinud, just. Et paastusime samamoodi kuni õhtuni. Aga siis õhtul, nii kui päike on looja läinud, siis tegelikult siis läks ja selliseks söömiseks. Kõik tänavad. Ja vaata, kas need ostukeskused ja kõik on avatud ja lapsed on kõik üleval. Poole hommikuni üleval. Täiesti. Aga samas ongi nii nagu teistsugune kogemus ja ongi nagu see põnevus, et näha midagi erinevat, on ju, mitte ma ei lähe otsima Kuveiti seda sama, mis Eestis on. Kas need Euroopa väikeriigid on sul kõik hõlma all? Neid on, mis seal on San Marino, Andorra, ammu tehtud ja algajatele. Kõik läbi käidud. Ja isegi mitte algajatele, eriti need väikeriigid, et kuhu võib-olla ei satu, aga kuidagi kogemata olen sattunud ja need kõik läbi käinud kogemata või poolkogemata või... Aga mis on eesmärk? Kas ongi kuidagi tahaksid 100 täis saada või on... Ma arvan, 100 täitub ilmselt suht kiirelt juba. Ma mäletan, ma küsisin seda ilmselt tolle mehe käest ka, see oli aastaid tagasi, see oli San Franciscos, kus ma olin. Ja et mis see eesmärk on? Ta ei saanud aru mu küsimusest, ma arvan. Sest see ongi lihtsalt teatud sõltuvus, et võib-olla eesmärk ongi see, et saada kõik maailmariigid, ma ei tea, palju neid maailmariike kokku on. Kas sina tead? Tead, see pidevalt muutub. See muutub, sest et loomulikult... 200 ümber. Ja, sest loomulikult meie, mul on hoopis teine vaatenurk, mul on ju minu sarja kirjastaja vaatenurk, et kus on ka see, et kas meie eesmärk on, et kõik maailmariigid oleksid raamatusse tehtud. Kas on? Et tegelikult ei ole. Aga ma arvan, et igale pool isegi jätku eestlasi. Ja me tegelikult ju läksime, vaata natuke sarnane asi sinuga, et me läksime teisele ringile. Tänu sellele ka Brasiilia tuli, et tegelikult on ju olnud kunagi Brasiilia, kus tegevus toimub üliväiksel territooriumil peamiselt sipelgaid, lehelõikur sipelgaid uurides vihmametsas on ja aga see ei tähenda ju, et Brasiiliasse tagasi ei võiks minna. Et me tegelikult lasime selle asja vabaks, tükk aega soovitati, siis mõtlesime, et aga tõepoolest laseme vabaks. Et eesmärk ei pea olema see, et kõikidesse riikidesse korra, vaid lihtsalt kuidagi kulgeks ja tunnetaks, et mida tahaks. Ja kusjuures jah, et ei jääks nagu valet muljet, et justkui ongi see riikide püüdmine nagu eesmärk. No sa ütlesid, et sa Madeirale pole sellepärast jõudnud. See on ikka pool naljaga, aga tegelikult on see, et ma ükskõik mis reisile või kuhu ma lähen, et siis ma nagu üritan nagu olla hetkes või nautida seda nagu kogemust, mitte seda eesmärki, et nagu saaks lisalinnukese. Et tegelikult hästi oluline on see teekonna nautimine versus nagu mingi eesmärgi, et ma ka, et mu eesmärk ei ole saada 100 riike ega nagu kõiki maailma riike, vaid lihtsalt mul on nagu selline üldine eesmärk, et ma tahaks võimalikult palju kohti näha, aga et kui ma igat kohta nagu vaatan või kas või mitmekordselt juba mitmendat korda lähen, et siis ma naudin nagu seda hetke kogemust. Jah, et me oleme oma reisidel küll nagu võtnud endale mingisuguse eesmärgi, et lähme sinna riiki ja siis niimoodi reisi planeerimise käigus või siis ka reisi ajal olles pressinud sinna veel mõne riigi, aga just mitte sellepärast, et saada veel üks linnukene kirja, vaid just näha seda võrreldes siis näiteks kõrvalriigiga, et milline see siis veel on. Näiteks olime Malaisias, Borneo saarel ja meil õnnestus ära käia ka pisikeses riigis nimega Brunei, mis on täpselt seal Malaisia keskel ja mitte üldse linnukese pärast, vaid lihtsalt, et ongi nii teistmoodi kogu selle Malaisia virvari keskel. Et saime sinna mõneks 24 tunniks võib-olla riiki siseneda ainult tänu sellele, et Andrel oli üks tuttav seal ees, muidu poleks võib-olla ilmselt riiki pääsenudki niimoodi ilma kutsumata ja saime seal näha siis sellist palju vaoshoitumat kultuuri, palju vaoshoitumaid inimesi, kui Malaisias kõik on hästi sõbralikud ja hästi valjud ja seal oli pigem siuke tagasihoidlik keskkond. Ja pidi olema ka kesklinnas olid krokodillid. Kesklinnas olid krokodillid ja üks vähem külastatavaid riike vist maailmas turistide poolt. See on väga huvitav, jah. Ma lihtsalt nii jutu jätkuks ütlen, et kus te iganes käite,
ka teie armsad raadiokuulajad, eks ole, et kui kuskil eestlast kohtlete, alati peab Petrone prindile vihje anda. Et siis mõtle, kui lahe, kui sellises kohas leiaks eestlase. Ja kui ta veel kirjutada ka oskaks. No, sest mul on see, et näiteks Madagaskarit olen nii tükk aega muudkui unistanud, 15 aastat vähemalt, sari on olnud 18 aastat, kogu aeg tahaks, et keegi Madagaskarist ka kirjutaks. Kas te Madagaskaril olete käinud? Veel mitte. Ei ole. Peaks kolima mingiks aastaks ja siis kirjutama. Võib-olla tõesti. No näiteks. Et, aga lennujaamad ei lähe arvesse. Kui te, on ju, peab ikkagi riiki nägema. Ja. Aga kui sa lennujaamast lähed välja 24 tundi või siis juba läheb. Aga kui sa lähed tundiks ajaks välja, no see on tunde asi, aga. See on jah veidike nagu tunde asi. Mul vist nagu nimekirjas kõige, kui ma loen nagu ütleme 71 riiki, siis 70 esimene, kus ma nagu kõige vähem olen peatunud, on tegelikult Kolumbia, kus ma olin vist äkki mingi vahemaandumisel mingi 8 tundi on. Et ma ta küll loen ära, aga ma tahan kindlasti Kolumbiasse tagasi minna, sest tegelikult ma ei ole ju midagi näinud. Minul tuli meelde, mu tütar leidis mingi sellise internetilehe, et kus sai lihtsalt panna neid riike ja siis muutus see riik seda värvi, et sa oled seda külastanud. Aga kuna ta on ikkagi noore inimese kohta päris palju, et oli Venemaa, USA, Austraalia, et juba, kui sa mõtled, kui sa oled neis 3 riigis käinud, siis juba vaatad, et hakkab looma, on ju. Et kas Venemaal oled käinud? Olen, jah. Ega see 2 silma vahele ei jätnud ja kohe, tegelikult niivõrd mitmekülgne, aga et sa saad selle ühe linnukese, aga vaata, kui palju sa maailmakaardid saad, käid Petseris ära ja ongi kogu Venemaa juba värvitud. Ja kuigi tegelikult need suured riigid, kui me räägime siin Hiina, USA, Brasiilia, et nad on ju tegelikult nii erinevad ühest äärest teise, need inimesed on täiesti erinevad, et üks asi on jah see, et ma olen käinud Lätis, Leedus, et sa näed ikkagi ära selle läbilõike, et milline see rahvas seal on. Brasiilias, nagu sa mainisid, siis kariokad on täiesti erinevad Sao Paulo inimestest, et see... Ma vist ei küsinudki sinult, kas sina oled käinud Brasiilias? Ei ole. Sa ei ole käinud Brasiilias? Ei ole käinud, nii et peame ette võtma. Vaata, võib-olla Andrei ei taha minna, sest ta on juba käinud. Ma olen päris mitu korda seda lendu teinud. Amazonas läbi, nii et mulle see väga hästi sobib. Aga tegelikult Amazonas oleks kindlasti koht, kuhu tahaks minna ja Bahia ja Recife ja mingid sellised. Aga kas te vahel mängite selle mõttega reaalselt, et kusagile pikemaks ajaks uuesti ära kolida? Või see sama stabiilsus, mida sa kirjeldasid, Marita, oma raamatu epiloogis, kus oli just see elustiil, et sa tunnetad ära, et sa pead minema hakkama nagu venti välja laskma 2 ja tagasi tulla. Et kas sa arvad, et see jääbki nii? Ma ei ütleks, et see niimoodi peab jääma, et ma ei ole kunagi kätte ette pannud ka kuskil uues riigis elamisele ja nende reiside käigus on hästi nagu tore, mis me oleme ka tõdenud, et mingid riigid ongi täpselt sellised, kus see nagu võiks olla ja on tore. Ka nagu Eestiga võrreldes, kus on tegelikult väga hea ja turvaline ja väga loogiline on kõik, kui me räägime siin mingitest teistest riikidest, kus asjad lihtsalt ei ole nii loogiliselt üles seadistatud. Üldse ei välista seda, et võiks vabalt kuskil mujal elada ja see baas praegu ta on lihtsalt hästi mugav selleks, et tulla kuhugi tagasi, on olemas mingi stabiilne töökoht, mis kogu seda reisimist toetab. Muidugi diginomaadi elustiiliga ei ole see tähtis, kus sa töötad. Ei ole, absoluutselt. Ja ma saan aru, et sinu puhul, kui sa teed vist ikkagi enam-vähem sellist tööd, et sa saaksid olla kus iganes. Jah, absoluutselt. Andre peab tantsu õpetama, aga sina vist pead ikka vahepeal koha peal olema. Kui ma elasin Brasiilias 3,5 aastat, et siis tantsukool toimis ilusti, et meil on ikkagi piisavalt suur kool, et meil on lausa 40 inimest, kes on seotud, et ei juhtu midagi, kui ma mõneks ajaks ära kolin. Ja mis sa arvad? Kas sa sooviksid seda teha või jääb ära käia? Ma võiksin seda teha, et mul ei ole nagu kindlat nägemust, et see peaks juhtuma, aga kui see nagu juhtub, et siis alati on minu jaoks juhtunud mingisuguse põhjusega, et ma olen elanud ka 4,5 aastat Taanis, sinna ma läksin õppima, magistrit tegema,
siis aasta aega Austraalias, kuhu ka siis läksin õppima ja siis nii-öelda Brasiilias siis 3,5 aastat, kuhu läksin siis äri tegema, et nii-öelda alati peab mingi põhjus olema, miks seda teha, et mitte võib-olla niisama, et ma nüüd pean veel mingisse riiki elama minema, aga kui tekib see põhjus, siis ma hea meelega läheksin. Te peaksite otsima siis midagi, mis teile mõlemale sobiks ja väga tore, et Eestiga sobib ja tõmban otsad kokku. Maailm on nii lai ja inspiratsiooni pakume edasi järgmises saates. Aitäh teile. Kuidas öelda aitäh portugali keeles? Obrigada. Obrigada. Või siis obrigado, kui Jah. hästi ära. Obrigada.